Tere lapsed! Mina tulin täna teile tundi pidama ja me räägime täna huvitavatest asjadest, aga mul on raske teiega tundi pidada, kui ma ei tea, kes te olete. Ma ütlen teile kõikidele tere, ma tulen ise teie juurde ja te annate mulle kätt ja ütlete oma nime. Mina olen Rita. Rasmus. Ja Rasmus. Oi, teil on kõikidel väga toredad nimed ja mina olen Rita. Ja ma mõtlesin, et laulaks õige teiega ühe laulu. Tõuseme kõik püsti. Ma õpetan teile selle laulu selgeks ja mul oleks väga hea meel, kui te teeksite minuga neid liigutusi kaasa. Ja laul on selline. Kus on sinu pea? Seda laulu küll ei kannata ju. See on mingi jube ju. Siin see on. Kõik on väga hästi. Türa. Täpselt. Kõik meie kehaosad. Mul on siin üks tüdruk. Oota, mis asja? Samasugused meie kehaosad, nagu meil on nina, nagu meil on kõrvad. Ja kõik on meile, nagu on silmad ja kõik on meile vajalikud. Jah. Täpselt. Kõik meie kehaosad. Mul on siin üks tüdruk ja mul on siin üks poiss. Kas neil on riided seljas? Ei ole, nad on alasti. Teate, on selline asi, et teie võite ka olla alasti. Kus te võite olla alasti? Kes oskab mulle öelda? Oma kodus basseinis võib olla alasti. Kus võib veel alasti olla? Vannis võib alasti olla. Kus veel võib olla alasti? Miks ta sihukest asja räägib lastele nagu? Õige, veel. Järve ääres. No järve äärde võiks ikka trikoo selga panna. Mida? Peipsi ääres. Spaas. No ei, seal paneme ikka trikoo selga ja ujumispüksid jalga. Väga õige. Mina ootasin, millal keegi ütleb, et võib saunas olla alasti. Ja need on sellised kohad saunas, duši all, vannis, kus me ennast peseme. Ei saa ju pesta igalt poolt. Seda tussut ja nokut ei saa pesta, kui riided Miks ta sihukest asja nagu räägib väikestele lastele? Siis, kui me läheme kusagile randa näiteks, siis me ei lähe niimoodi, et me läheme ilma riieteta. Me paneme riided selga. See on tüdruk, mis me paneme tüdrukule selga. Paneme trikoo selga, ujumistrikoo, jah. Mis me paneme poisile selga? Paneme poisile ujumispüksid jalga, jah. Näete, niimoodi võib minna randa, ujuma, olla võib-olla naabritädil külas suvel. Siis, kui me läheme kusagile mujale, kui me ei ole kodus, me katame oma teatud kehaosad kinni. Me katame kinni just need nokud ja tussud. Türa küll. Neid kõikidele. Ja teate, mis on? Need on meie sellised kehaosad, need on meie sellised kohad, mida me ei näita teistele. Kodus oma emmele, issile, aga me lihtsalt ei näita neid teistele inimestele. Türa küll, ajuvaba eitika. Teised inimesed ei tulegi küsima, et näita mulle palun enda selliseid kohti, mida sina ei taha näidata. Kogu meie keha, minu keha, sinu keha, see on minu enda oma. Minu keha on minu oma ja teie kehad on teie omad. Ja teie ise otsustate, kes võib teid puudutada ja kes ei või puudutada. Türa, see on ju puhas mingi... Ja mingil juhul laske puudutada kusagilt ennast võõrastel inimestel. Sellepärast, et teate, kahjuks on maailmas ka kõik inimesed ei ole head. Mõned inimesed võivad ka vahel halvad olla. Ja võõrastel inimestel ei tohi kunagi lasta ennast katsuda. Jah, väga õige. Te teate seda, te olete kuulnud seda. Teie õpetajad on kindlasti teile rääkinud. Türa küll, on ajuvaba lihtsalt. Keegi tahab teid tulla kallistama. Kui tuleb keegi võõras ja tahab teid kallistada, mis te siis teete? Ütlete ei, mis te veel teete?
ütlete ei kõigepealt. Teiseks, miks ta on nii väikestele veel räägib seda ei ole vaja rääkida lasteaia lastele. keerate selja, lähete minema. Mis te veel peate tegema? Pärast seda lähete, mul on natuke köha, pärast seda lähete kellegi tuttava täiskasvanu inimese juurde ja ütlete, mis teiega juhtus. Räägite ära, et keegi tuli ja tahtis mind katsuda, keegi tahtis mind kallistada. Mingil juhul ärge jääge sinna mõtlema, vaid ütlete ei, lähete nii väikseid lapsi ei lasta isegi üksindu kuradi välja. Nad on mingi 4-5 aastased alles, mitte ükski lapsevanem ei lubaks neid väljagi. Miks see tädike seda räägib neile nagu, mis ta arvab, et mingi lapsevanemad on nii lollid ja siis lasevad oma lapsed mingi 4-5 aastased lapsed lasevad mingi üksinda tänavatele või? Loomulikult. Kas sõber võib kallistada? Teate, teeme niimoodi, et sul on igal ühel keegi sõber praegu kõrval, oma rühma laps. Võta ja kallista oma sõpra. Kõvasti. Mida vittu? Tere, see on aju vaba. Ai, kui kõva kalli. Nüüd võta teiselt poolt sõber ja kallista teist sõpra ka. Mida pekki, tere? Ma ei saa aru, miks ta räägib seda sitta nagu. Miks nii väikestel lastel on vaja sellist asja üldse rääkida? Ma ei saa sellest aru. Tuleme oma kohtadele tagasi. Joh, ei tee. Nüüd on kõik saanud suure kallistuse oma sõpradelt. Poisid, kas see oli mõnus, kui sõber sind kallistas? Aga teate, mul on teile tänaseks kodune ülesanne. Kas teile antakse lasteaias vahel koduseid ülesandeid? Aga ma olen täna selline teie lasteaia tädi, et ma annan teile kodus ülesandega. Ja teie kodune ülesanne on selline. Täna, kui te lähete lasteaiast koju, siis te annate suure kallistuse emmele, issile, õele, vennale ja võib anda kõikidele nendele. Kõige toredam olekski, kui annate kõikidele tugeva kallistuse ja musiga. Ja koerad ja kassid võite ka ära kallistada, sest need on kõik teile kallid inimesed. Jääb teil meelde? Nagu ma loen siit alt, et mida kujutab endast seksuaalkasvatus tund lasteajale. Saates rääkisime, kuidas Facebooki grupis EKRE sõprade klubi süsteemselt laste seksuaalkasvatust Rindaholmist sõimati. Türa, ma sõimaks ka teda, kui ta sihukest asja nagu lastel räägiks, nagu ma siin ennist juba ütlesin teile. Kui teidki keegi paitab ja silitab, on ju niimoodi? Ja teda süüdistati muul kas pedofiilias ja selles, et õpetab lastele enese rahuldamist ja räägib neile seksist. Prussakas on surnud. Kas sul oli kodus prussakas või? Ahah. Laste kaitsmisest, väärkohtlemise eest. Kes suri ära? See oli sinu keegi lemmikloom või? See, kus ta neid suguelundid nimetas, ma ei tea. See oli, ma ei tea, see ajas kuidagi karvani turri. Nad elavad natukene vähem kui inimesed, nad ei ela nii kaua aega. Teie olete praegu väiksed, kui te kasvate suuremaks, kuhu te lähete? Tööle. Tõesti või? Ei võeta pärast lasteaeda tööle, ei usu. Kuhu te enne peate minema? Kooli lähete. Tead sa, pärast 3. klassi veel ei saa. Tuleb ikka rohkem õppida ja rohkem koolis käia. Ei, pärast 3. veel ei pääse ja ei saa autojuhi lubasid ka. Mida vittu toodab nagu? Ma tahaksin teie käest veel küsida, et kui teil tuleb vahel mingisuguseid küsimusi, no selliseid tähtsaid küsimusi, ükskõik milliseid, kelle käest te küsite neid küsimusi? Emme käest, kelle käest? Issi käest võib küsida. Venna, kui on vanem vend ja võib venna käest küsida. Kelle käest veel võib küsida?
ma vend oleks kellelegi, ma küll ei viitsiks öelda, noh. Oleks isa oleks sinna, siis räägiks seda, aga ma ei räägiks nii varakult. Ütleksin, et liiga vara veel võib-olla sinu jaoks, et rääkida ükst asja, et kasvad natuke ja siis räägin. Kasvataja käest, jaa, kui teil on mingi mure või te tahate midagi teada, siis küsige julgesti, küsige kodus emme issi käest, küsige julgelt kasvataja tädide käest. Kui teie pead vaevab mingisugune mure ja mingisugune asi, mida te tahaksite väga-väga teada, siis palun küsige järgi, julgelt. Ei ole vaja karta. Kas teil jäi meelde, mis oli see kodune ülesanne? Ma küsin vahepeal. Ja, kui lähete täna koju, siis kallistate ja musitate enda emmet ja issit. Ma küsin veel järgi, kas jäi meelde. Mida te teete, kui tuleb keegi võõras ja tahab teid katsuda? Ei tohi. Mida te ütlete? Tere, need võõrad on igal pool, ütled, et ei tohi, mis ta arvab, et see võõras saab aru. Tere, mõni võtab kuradi kättpidi või jalgupidi jõuga, mis siis teed? Kas on vahel kurb tuju ja paha tuju teil? No vahel juhtub niimoodi, jaa. Meil on vahel rõõmus tuju, vahel on kurb tuju, vahel isegi võime natukene pahased või vihased olla. Pahased või vihased? Selline paha tuju ja sinu sõber tuleb ja tahab sind kallistada. Tahab sulle kalli teha. Kas sa võid talle öelda ei? Et ma praegu ei taha, et sa kallistad. Mis te arvate? Võib öelda. Sa võid sõbrale ja alati öelda ei. No ma täna ei taha. Kallistame kas või homme, et ma praegu ei taha. Et kui keegi laps, kui teie sõber ütleb teile, et ma ei taha praegu, siis võib-olla tal on paha tuju. Ja siis ta lihtsalt räägi kodus enda lastele või nende lastele. Aga pärast järgmisel päeval kui ma teaks, kui pisikesel hakkab keegi seda loengut tegema, järgmine loen oleks tal paltas kartusorte, klientidel suhtlused. Iga lapsevanem peab ise kodus endale maimule. Selleks tegema õige jutt ka, no. Tere, ma olen ära. Palun kallista mind, aga kuulame, mida su sõber sulle ütleb. Kui sõber ütleb ei, siis ei kallista. Kui sõber ütleb jah, siis kallistame. Küsime luba asjade kohta, mida me teeme. Ma tänan teid. Miks ta seda räägib? Minu tundi. Teiega oli väga tore koos olla. Äkki teil jäi see laul ka meelde nüüd? Ei jäänud, tere, mida sa lastel arvad, jääb niisugune asi, pikk laul meelde või? Mis kommentaarid siin on? See on väga õige. Nagu... Türa küll täitsa putis ikka. Suur respekt va. Oota, ma ei saa aru. Väga õige, miks ta teeb üks 60-aastane tädi teeb haigetesse. Väga õige küsimus, proua Lille. Väga õige, Vibreli. Türa küll, need kommentaarid, mis siin on.
väga õige, inimesed on ja kunstdisain. Ida vittu. Nii palju kommentaare, kui ma näen siin, et siin on nagu mis asja. See on mingi artikkel tema kohta. Seksuaalne kasvatus Alaku lasteaias. Mida vittu? Käi putsi ausalt. Mis siin on? Ma ei viitsa tervet artiklit läbi kammida. Ma ei tea, kui mina lasteaias käisin, mul küll siukest jama nagu ei räägitud. See oli aastal 1999 või? Kuni 2000 või? 2003 läksin kooli. Türa, ma ütlen tead. Minge putsi ausalt. Sest vittus lihtsalt asi, noh. Lasteaias ei ole vaja sellist asja teha, palun ärge hakake. Pange like ja subscribe. Pange väga palju like, kui te arvate, et ei ole vaja õppida või õpetada lastele seksuaalvajadust. Just lasteaias, pange like sellele videole. Ja kui te arvate, et on vaja, siis pange lihtsalt unlike ehk siis pöial alla. Nii et mina ei oska midagi öelda. Ma avaldasin oma arvamust, savi ja mina seda ei poolda, väga paljud kommentaared, mis siin on, nemad ka ei poolda seda, et see tädike võiks alustada siin lasteaia seksuaalõpetamist just lasteaias. Mõned üksikud inimesed, kes siin on, räägivad, väga suur auspekt, bla bla bla. See on väga õudne. Mina seda ei poolda ja mu naine ka seda ei pooldaks. Sest ausalt, mina lõpetan selle video ära praegu, nii et head aega teile.